mul on tunne, et me oleme no näed, ei tule, mul on tunne, et me oleme sinuga väga ühel lainel, ma tahtsin just öelda ja rikkusin selle lause täielikult ära mitmel korral. Mulle meeldis, kuidas see kõlas, mulle väga meeldis, kuidas see kõlas. Vaata, see on nagu Marshall McLuhani tuntud lause, et the medium is the message. Ehk siis see, mismoodi sa puterdasid, andis palju paremini edasi seda, mida sa tahtsid öelda, kui see, mida sa sõnaliselt ütlesid. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen. See, et mina ei suuda rääkida, ei tähenda seda, et me ei oleks üldse nagu väga, väga hästi ühel lainel täna. Mul on tunne, et kui ma vaatan meile otsa, mis on veider kontseptsioon, nagu millele mõelda, siis me oleme ühtemoodi väga lampis täna. Võib öelda küll, jah. Mitte lambi kastis või kastis, nagu noored kunagi rääkisid, sest et me sinuga enam ei pidutse ammu juba ja alkoholi joome ka niimoodi tilgutame aeg-ajalt keele peale ja siis juba oleme kooma äärel, nii et põhimõtteliselt elame lõpuaegadel ja te kuulate Loojangu raadiot. Loojangu raadio. Loojangu raadio on ka päris hea nimi mingil asjal. Kaaslane. Kas on olemas juba või? See on olemas ja see on nime all popkulturistid siiamaani olnud bränditud. Okei. See kõlab nagu, kui meil kunagi Vaiko Eplik külas käis, siis me rääkisime temaga, kuidas see on meie madalseisu tipp või kuidas me seda sõnastasime. Ja seal oli mingisugune süke Marilyn Mansoni albumi pealkirja paralleel tekkis seal, sest et tal on see album The High End of Low. Et me olime ka jõudnud mingisse sarnasesse punkti. Ja kus me nüüd oleme? Aga õnneks no uues lõpus ma arvan, sest et ma arvan, et alati, nii nagu on võimalik alati vallutada aina kõrgemaid ja kõrgemaid mäetippe, on võimalik saavutada ka uusi ja uusi madal seisusid. Seda küll, jah. Nii et alati peab valmis olema, et on võimalus leida uued madalseisud elus. Absoluutselt. See kõlab täiega nagu aasta alguse saade. Kuidas sul on läinud aasta esimesed 2 nädalat? Tunned sa, et 2020, mis ta on? 2 on andnud sulle uut energiat, uut jõudu, uut jaksu, positiivsust ja head ja kõik sinu uusaasta plaanid ja lubadused on läinud käiku ja oled, ühesõnaga, kas sa oled ree peal? Ma olen aru saanud nüüd viimastel päevadel, et see on kõik süke otsuse küsimus, et mis värvi prillid sa endale ette paned, sest et reaalsus sellest ei muutu, lihtsalt sinu see nagu toon või tonaalsus ja ma ei tea, mis iganes, vibe saab mõjutatud oluliselt sellest, millise suhtumisega elule vastu minna. Ja kuna ma olen pingutades püüdnud jääda positiivseks ja optimistlikuks, siis ma võin öelda küll, et aasta algus on olnud väga põnev, väga selline nagu elevust tekitav, vaatamata sellele, et ma olen nagu rängalt väsinud ja see on peamiselt sellepärast, et olen töötav 2 väikse lapse isa pandeemia ajal. Et see kõik on nagu juba piisav selline taust selleks, et olla konstantselt üleväsinud ja nii edasi, aga mis on lahe, on see, et ma kuidagi olen võtnud nagu uue hooga ette kirjutamise ja filmide ja sarjade sükse süstemaatilise läbitöötamise, mis kõlab väga tehniliselt ja niimoodi, kuidas öelda, nagu igavalt võib-olla isegi, aga tegelikult pakub mulle selles mõttes nagu head sükest ideede sellist, kuidas öelda, doosi või mingit sükest idee, see annab mulle nagu, ideede tulva või annab nagu sellist, pakub värskendust ja pakub vaheldust ja pakub toredaid momente nädalatesse. Nii et ma olen kuulanud siin uusi albumeid, mis on juba siin selle aasta esimese paari nädala jooksul jõudnud välja tulla ja väga tore on
niimoodi nagu tähelepanelikult neid asju jälgida ja teha endale märkmeid ja seda kõike selles lootuses, et kui me jõuame käesoleva alanud aasta viimase saateni, siis ma oskan kohe võtta oma tabelid ja nimekirjad ette ja hakata tegema mingeid kokkuvõtteid, nii et ei peaks hakkama seal aasta lõpus pingutama ja meenutama, et oota, mis me üldse nagu nägime ja kuulasime siis see aasta. Harilikult vaata on see recency bias, sorry, ma kohe lasen sul rääkida, et lihtsalt ma olen teadlik sellest, kuidas me pahatihti olemegi pigem noh, meiega tulevad aasta lõppu kaasa kõige värskemad muljed, aga need tegelikult ei pruugi olla kõige olulisemad muljed või kõige sellised pikaaegsema mõjuga muljed, need lihtsalt juhtusid olema viimased albumid, mida me võib-olla detsembris kuulasime või viimased filmid, mida me vaatasime, nii et ma katsun nagu sellest recency või kuidas seda siis tõlkida, hiljutisuse kallutatus hiljutisuse kallutatusest eemale hoida. Kui suur tõenäosus see on, et need tabelid kestavad sul umbes jaanuarikuu lõpuni ja siis detsembris hakkad uuesti üle vaatama, et mis aasta jooksul toimunud on? Või sa tunned, et see ongi nüüd, sa oledki nüüd sina, sa istud Spotify ühes aknas, Exceli tabel teises aknas ja kõik nagu toimib? Ma ütleks, et see on täpselt siuke 50-50. Okay. Et mul on siin kaustikud, kalendermärkmikud, valmis ostetud, Exceli tabel eksisteerib ainult minu peas praeguse seisuga, käes on 15. jaanuar, nii et kõik ei ole veel kadunud, aga ütleme, et kui ma veebruariks ei ole seda kõike, kogu seda süsteemi, seda katalogiseerimiskava üles seadnud, siis võib öelda, et detsembriks ongi see nimekiri täiesti tühi. Kusjuures, ma hakkasin selle peale nüüd mõtlema, sellepärast, et ilgelt tüütu on kogu see Spotify elu, ma pean tunnistama. Ma ei leia sealt kunagi neid asju üles, mida ma tol hetkel kuulata tahaks, et noh, seal on kui mul on kodus hunnik plaate, siis neid on mõnus sirvida, sealt on mõnus avastada mingeid asju, mis ei ole ammu kuulatud ja mida tegelikult tahaks kuulata. Ja kui ma olen Spotify's, siis vaata seal on nagu see teistpidi, see recency bias või kuidas sa seda väljendasid, hiljutisuse kallutatus. See on super hea tõlge ja täitsa nii suupärane, kui üldse olla saab. Väga ilus. Ma ainult neid kahte sõna tahakski edaspidi öelda. No aga go for it. Ehk siis mine selle järele näiteks. Super. Aga ja kauni keele auhind läheb Loojangu raadiole. Loojangu raadio, Eesti ilusaim keel või midagi. Eesti ilusamad keeled. Aga Spotify's ongi see, et ta näitab sulle seda, mida sa viimasel ajal nagu kuulanud oled ja siis ta vahepeal üritab sulle öelda, et kuule, muide siin on ka mingeid plaate, mis sulle meeldinud on, aga seda tunnet, kus mul oli kunagi 3 aastat tagasi mingi plaat, mis oli super hea ja tegelikult ma ei ole seda 3 aastat kuulanud, aga tahaks, et seda nagu väga harva tekib Spotify'ga, see tuleb kuskilt mujalt, alati kuskilt väljaspoolt, näiteks Arcade Fire'i album Reflector, mis mul oli selle eelmise aasta lõpus siuke nagu mingi moment tekkis elus, kus see oli nagu eriti kõnetav album ja ma kuulasin seda mingi 70 korda. Seda ma oleks võib-olla avastanud palju rohkem, kui mul hetkel ei ole kodus vinüülplaate niimoodi kenasti kuskil välja pandud, nad on mul hetkel kuskil kastis pööningul. Et kui nad oleksid mul riiulis, siis ma oleks selle plaadi tõenäoliselt siin ka viimase aasta jooksul tihedamini avastanud, sellepärast, et ta on mul kogus olemas ja kui ma teda näen, ma tean, et ta on super hea album, aga Spotify kunagi ei näita mulle neid asju, mis ma nagu kuidagi tunnen, et need on need tähtsad albumid ja ma mäletan isegi, ma kunagi kirjutasin Spotify kliendi toele, et ilgelt hea oleks, kui te teeksite mingi virtuaalse plaadi riiuli, kus saaks nagu scrollida oma albumite vahel. See vist isegi kunagi oli, kas Apple'i iTunes'is oli ka siuke nagu
sihuke vaade, kus sa saidki niimoodi nagu plaatide vahel sõrmega niimoodi liikuda, et paremale-vasakule näed oma seda nagu kogu, et ma tahaks midagi sarnast Spotify'sse ka, et see võimaldaks nagu enda seda kogu niimoodi üle vaadata. Aga see variant, millest sina räägid, et teha mingi nagu, et teha enda jaoks mingit andmebaasi sellest, mida sa kuulad ja mis sulle meeldib ja mis tasub nagu meelde jätta, ei ole ka ilgelt, või noh, ei ole nagu halb mõte, ma lihtsalt kardan, et see on ilgelt tüütu seda niimoodi teha ja ma kardan ka seda poolt, et isegi kui ma üritaksin, siis ma unustaksin selle tegemise ära. Kõikide minu Spotify süsteemidega on see juhtunud. Vanasti ma kuulasin iga nädala algus seda Discover Weekly't, panin sealt niimoodi lood kuhugi temporary playlisti, et need on need leiud sealt Discover Weekly'st, et mine nüüd mingi hetk ja kuula neid albumeid ja see toimis ka mingi, ma ei tea, pool aastat ja siis ma lõpetasin selle ära. Ja väga tõsi, nii see käibki ja sellepärast näiteks ma vajangi raamatuid näiteks oma elukeskkonda, kus iganes ma siis ka parasjagu ei paikne. On mul vaja sinna kõik oma raamatud kaasa vedada. Viimati muidugi, kui me Haapsallu kolisime, see oli nüüd vist mingi 5 aastat tagasi, siis käis mingisugune krõks ikkagi ja ma sain aru, et ma enam ei jaksa neid raamatuid kuskile järgmisesse kohta vedada. Sest neid on tõesti palju ja neid kaste oli palju ja need olid nii rasked ja kogu see riiuli nende riiulisse ritta seadmise loogika välja töötamine ja kõik muu ja nende suurustega erinevad raamatud on erineva formaadiga ja vahel see formaadi vahe ajab selle järjekorra jälle sassi ja siis see loogika läheb käest ja on vaja mingisugune alamkategooria tekitada sinna riiulisse. Ühesõnaga, see kõik oli omamoodi meditatiivne ja tore tegevus, aga teisalt niivõrd aeganõudev ja tüütu, et ma rohkem ei viitsiks. Aga sellegi poolest, alati kui ma sellest raamatu seinast mööda kõnnin Haapsalus, siis ma silmanurgas näen ikkagi mõnda raamatut, mis mulle midagi meelde tuletab ja võib-olla loen midagi, milleni ma poleks võib-olla muidu enam, ma ei tea, 15 aastat tagasi jõudnud. Ja sellepärast on oluline ümbritseda end asjadega, mis meenutavad sulle seda, mis on sulle kõige olulisem. Ehk siis ma arvan, et kogu see meie süke digireaalsusesse kolinud elu on vaja jõuga sealt aeg-ajalt tagasi tuua sellisesse käega katsutavasse või vähemalt nähtavasse või märgatavasse või kombatavasse vormi. Ehk siis, kui meil on telefon tuugalt täis 1000 fotosid, mida me mitte kunagi ei vaata, siis on jube hea, kui aeg-ajalt õnnestub sealt noppida välja näiteks, ma ei tea, kas või mingi 12 kõige olulisemat momenti, mis läinud aastat iseloomustavad, iga kuu kohta üks pilt näiteks ja ilmutada need ja panna kuskile nähtavasse kohta või siis valida üks kas või ja panna see raami. Ja siis see üks foto on mõnes mõttes nii palju ma ei tea, kas väärtuslikum on õige sõna, aga see nagu hakkab tähendama nii palju rohkem, kui kõik need 1000 pildid pilves, mida sa tõenäoliselt enam mitte kunagi ei vaata. No sul fotograafina on muidugi hoopis teine ja siuke tihedam läbikäimine oma fotoalbumitega kindlasti ja sa lähened sellele teisiti kui siuke lambi klõpsija nagu mina, aga noh, kuidagi on tähtis jah, nagu näha asju või puudutada asju selleks, et need tuleksid su ellu tagasi ja tuletaksid sulle midagi meelde, sest vastasel juhul nad kuidagi kaovad ära, nagu Kindle'is on raamatud. Mul on Kindle'is, ma arvan, mingi 300 raamatut ja ma märkan reaalselt ainult neid, mis mul on seal esilehel juhtumisi. Et kui ma Kindle'i avan, siis ma näen, mul on see raamat ka, aga need ülejäänud 290 raamatut, mis on nendel teistel lehekülgedel seal, ma ei pruugi neid tegelikult vist, ma ei tea, kunagi lugeda, kuigi ma olen kunagi need endale sinna kokku korjanud. Ma
tunnen natukene muret meie saate kvaliteedi pärast nüüd, kui sa oled käinud seal globaalsed eestlased podcastis, sellepärast, et see oli hästi ilus mõte ja sa ka seal globaalsete eestlaste podcastis ütlesid väga palju ilusaid mõtteid, aga mulle tundub, et see on nii palju kõrgem nagu tase kui see, millega meie kuulajad on harjunud, nagu meievahelistes vestlustes. Ma natukene nagu kardan, et me see, et sa käisid nüüd nii kvaliteetses ja tähtsas podcastis, see nagu on veits ära rikkunud sind meie saate jaoks, aga ma püüan sellega elada, ma püüan sellega hakkama saada ja edasi see, mismoodi ma praegu rääkisin, sealt oli tunda, et ma ei ole enam sama inimene. Sa ei ole enam sama inimene, jaa. Ja ma ei tea, kas sa kunagi saad olla enam sama inimene. Ma ei usu, kui sa oled kord käinud globaalsetes eestlastes, siis sa ei ole enam see, kes sa olid varem, sa oled siis globaalne eestlane. Ja lisaks sellele see tasakaal meie vahel on nüüd paigast ära lihtsalt nagu see saatejuhi kvaliteet, see sisu loome pool on praegu paigast ära, aga ma liigun sellest edasi. Ma tahan siin peatuda. Mina ütleks, et see on valikute küsimus, kus on mis prioriteedid sul elus on? Kes keelas sul jääda Belgiasse kauemaks? Kui sa oleksid seal jäänud, kui sa oleksid edasi toimetanud seal Belgias, siis varem või hiljem sa oleksid saanud kutse saatesarja globaalsed eestlased, kus antakse sõna kõige olulisematele eestlastele, kes siin maailmas tegutsevad, kelle hulka mina ka nüüd kuulun. Ma olen number 48 selles järjekorras ja neid tuleb kokku 100. Ma pean kiiresti kuhugi välismaale kolima, mul on selline tunne. No jaa, sest et Keila ei ole välismaa. Keila on väga kaugel välismaast. Kui sa pole memo kätte saanud, siis Keila ei ole välismaa. Aga kui sa oleksid jäänud Belgiasse, siis sa oleksid väga atraktiivne kandidaat globaalsete eestlaste saatesarja külaliste reas. Sinu soovitus siis on ühesõnaga põgene Keilast, koli Belgiasse ja oota kutset Raineri poolt. Get back on mu soovitus. Get back to where you once belonged. Alustame saadet. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Loojangu raadio, sinu viimane kaaslane. Ilus mõte, millega alustada aastat. Tere tulemast kuulama Loojangu raadiot. Kui te olete parasjagu suremas, siis mul on väga kahju. Ma ei oskagi siit kuhugi edasi minna. Mul on selline tunne, et ma rikkusin selle saate juba esimestel sekunditel. No õnneks see on Loojangu raadio ja me kõik oleme suremas. Ainult sellist juttu räägitakse. Me kõik jääme vanaks. Kuidas see Keter Jaani laul edasi läks? Keter Jaanil on laul vananemisest ja suremisest. Kõlab oli ju see laul, me kõik jääme vanaks ja mingi käin seismas peegli ees või kuidas see edasi läks? Kas Keter Jaani nagu noor inimene, minust märksa noorem inimene käib vaatamas peegli ees ja mõtlemas sellest, kuidas ta vananeb? See kõlab kuidagi kindlasti, aga kus tal pääsu on, ütle mulle? Ega pääsu, ma räägingi, pääsu ei olegi kellelgi. No, aga ja sellepärast, kallid kuulajad, te olete õiges kohas, te olete leidnud üles õige jaama, Loojangu raadio. Teie teel lõpmatuse poole. Jah, see on ilus mõte tegelikult. Äkki oleme teel lõpmatuse poole, mitte lihtsalt õudse lõpu poole. Kes teab? Õudne lõpmatus oleks muidugi väga halb üllatus. No see on selline, ma saan aru, selline kristlik tõlgendus põrgust, õudne lõpmatus või lõpmatu õudus või kuidas seda täheldatakse. Jaa, põhimõtteliselt küll tegelikult, jah. Ma tahtsin fotodest rääkida veel, sa mainisid, et minul on nendega teine suhe, aga ma pean ausalt öeldes tunnistama, et ma väga harva tükin oma fotosid välja või prindin, siis on vist korrektsem sõna. Ma olen küll teinud vahel mingeid albumeid ja tõesti on ääretult hea tunne vaadata mingeid selliseid väga hästi välja tulnud pilte ka päriselt ja paberi peal, aga see on pigem harvem. Ja ma olen sellest siin saates minu meelest rääkinud ka, aga neid saateid on nüüd nii palju, et kes enam ei meie ega ilmselt ka ükski meie kuulaja suuda mäletada, mida me tegelikult siin rääkinud oleme. Selle meelde jätmine oleks niikuinii ajumahu raiskamine,
minule hästi meeldib see kontseptsioon, et ma teengi lihtsalt, kui on mingi asi, midagi põnevat, mingi koht, kus ma tunnen midagi head või isegi halba või on midagi, mida ma tahan meelde jätta, et siis ma hästi tihti teengi selliseid suhteliselt suvalisi klõpse telefoniga. Ja mul on seadistatud see telefon niimoodi, et kõik need pildid lähevad mul kuhugi pilveteenusesse ülesse ja seal mul on võimalik neid niimoodi üsna mugavalt ja lihtsalt läbi aastate scrollida. Ja kui ma tunnen ennast kuidagi elus sellises veidras kohas olevat või mul on nagu, ma ei tea, kas nostalgiline tunne või kurb tunne või rõõmus tunne või mida iganes, igasuguseid tundeid on elus, siis ma vahel harva lähen tagasi nende piltide juurde ja lihtsalt kuidagi nagu scrollin neid aastaid läbi. Ja vaata, see ongi see huvitav hetk, et on elu enne seda, kui sa said hakata digifotosid tegema ja neid kuhugi üles laadima, millest mul on väga vähe mälupilte, sest mälu sakib. Ja siis on pärast seda, kui mul hakkas olema aktiivselt nutitelefon, mis seda süsteemi, mis ma just kirjeldasin, võimaldab. Ja seda on nii kihvt vaadata, et tõesti mingi suvaline klõps, mis sai tehtud näiteks ma ei tea, kohviku nime meelde jätmiseks, see mingi, ma ei tea, mingi visiitkaart kuskil kohvikus, tegid lihtsalt pildi, väga koleda suvalise pildi, et see nimi meelde jätta, on nii hea viis kuidagi lihtsalt ennast sinna tagasi viia või selle mälestuse juurde tagasi minna, see on tegelikult peamine roll fotodel minu elus täna. Et minna kuidagi tagasi nendesse kohtadesse ja seda mälestust või seda meenutust nagu tuua. Et ma vahel teadlikult, kui on mingi hästi ilus või oluline hetk, siis teen mingi pildi, see ei peagi olema sellest spetsiifilisest asjast, aga võib-olla lihtsalt sellest kohast või et oleks mingi nagu vaata, sa rääkisid, eks ole, füüsilised esemed su ümber, et tuletaks seda meelde, see on ka oluline, aga ausalt öeldes mulle juba isegi see virtuaalne mingisugune token kuskil serveris, kui ma seda näen, siis ta nagu viib mind sinna tagasi, ma nagu kasutan seda sellise lisamäluna. Ja mul ei ole lihtsalt, vabandust, ma räägin nüüd sihukese häälega. Kas ma ajasin su nutma? Ei, sa ei ajanud mind nutma, lihtsalt me kõik jääme vanaks ja nüüd see juhtuski minuga. Mul on nüüd uus hääl. Okay. Ja see on Loojangu raadio, te kuulate endiselt Loojangu raadiot. Ma peaksin ka võib-olla Loojangu raadiole sobivama hääle võtma, kui me siin nüüd sellistest elulistest ja igavikulistest teemadest tahame arutada, et ehk ma peaksin ka võtma veidi igavikulisema tooni ja maneeri selle see on väga hea. Mulle meeldib see, ma arvan, et hoia seda hääletooni. Selle hääletooni saatel hea meelega läheksin eetris teise ilma. Et keegi juhendaks sind läbi sinu viimaste hetkede lõpmatuse poole. Sellise maheda, pehme, rahuliku ja veidi kehva karinaga või siuke kahinaga häälega. Ja, see on hea. Ma peaksin tagasi minema, ma normaalse hääle poolest on hästi väsitav teha. Okei. No mul kahjuks seda valikut ei ole, et ma saaksin tagasi minna kuskile. Mina saan ainult edasi minna. Aga mul ei ole tekkinud seda harjumust lapata niimoodi aastakäikude kaupa oma vanu albumeid, aga see... Aga kas sa vahel oma Instagrami feedi scrollid läbi nagu enda pilte Instagramis, mis sa oled teinud niimoodi? Ma lähen võtan su Instagrami. Tegelikult mitte. Tegelikult mitte, ma mäletan, millised olid mu esimesed 2 pilti võib-olla Instagramis aastast, ma ei tea. Sul on siin üks pilt Keilast muide, kus sa oled topless, on ju, ja sul on suur saak käes ja sa teed musikaamera poole, see on päris lahe pilt, see on päris Keila. See ei ole üldse väga vana. Mis väga Keila või? Väga Keila pilt, jah. Seal ainult sellised noormehed aedades tegutsevadki, kui esimene päiksekiir välja tuleb. See on see päris Eesti. Topless mehed mootorsaagidega oma ämmade aedades. See on pilt Koit Raudsepaga. Koidule peaks tervitusi saatma, Koit on nii tore. Tervitused Koit Raudsepale, legendile endale, absoluutselt. Ilusat uut aastat Koit Raudsepp, kui sa mingil veidral põhjusel meid endiselt kuulad.
sul on siin pilt sellest, kuidas sa mulle tuumi ostsid ja soovisid inimestele head ööd. Vaata, kui ilusad mälestused siin praegu välja tulevad. Jaa, head ööd. Oi, väga tore. Ja see oli tore päev, kui ma selle tuumi kätte sain. See oli veel siuke special edition, kus olid kaasas mingisugune plakat oli seal ja siis seal oli ka paar sellist kangast embleemi, mida oli võimalik siis vist triikides kuidagi oma riiete külge kinnitada, aga kuna ma ei suutnud välja mõelda, kuidas see päris täpselt käima peaks, siis need siiamaani istuvad mul seal samas karbis, aga ma ühel päeval kindlasti tahaksin selle triikimistriki ära teha, sest mul on tunne, et mul on vaja kanda neid tuumi mis iganes selle kurja Marsi korporatsiooni logosid. Võib-olla ma tätoveerin need lihtsalt endale laubale, see on ka variant. Ma lähen ajas hästi kaugele tagasi, üritan leida ja vaadata, kus sa siin oled olnud. Aga mu Insta-feed ei lähe väga kaugele tagasi. Tegelikult palju huvitavam on, minu enda jaoks on palju huvitavam see, et kunagi, kui ma sain endale selle digi seebikarbi, siis ma olin üsna süstemaatiline selles, kuidas ma oma sellist fotoarhiivi kureerisin ja kuni selleni välja, et ma panin kaustade nimedeks olid sellised kirjeldused, sellised lühikirjeldused sellest antud päevast või sündmusest, mida ma olin siis pildistanud. Okay. Ja. Väga huvitav. Ja kuna need ulatuvad juba sellisesse õrna teismeikka. No, ei, need ulatuvad tegelikult 18 aasta tagusesse minevikku. Okay. Ikka õrn teismiga. Siis, no ja hiline, ütleme, no ma ei tea, ülikooli esimene kursus tegelikult see on nagu, no jah, ma ütleks küll, et minu teismiga tegelikult algas ülikoolis, mul oli siuke hiline õitse ja see kestab enam ei kesta, sest praegu on loojang. Nüüd sa oled vana. Käsil. Nüüd ma olen vana. Kas sa tead, mis su esimene Instagrami pilt on või? Ma leidsin selle nüüd üles. Ja ma tean, ma ütlen, et ma mäletan, mul oli mingi muna, minimuna oli käes ja siis oli väga kunstipärane pilt, kuidas mu peopesas on selline minimuna ja sellised pitskardina varjude mäng on ka siis selle muna ja mu käe peal. Ja sa panid pildi pealkirjaks dinosauruse muna ja oled siia lisanud kommentaari #muna, #egg. Et sa juba tegelikult nii vara Instagrami ajaloos oskasid seda platvormi täiel määral ära kasutada. Ma oskasin esimesest päevast peale seda õigesti kasutada ja sellepärast mul on nii palju jälgijaid ka. Siis me olime nooremad, siis me veel oskasime sotsiaalmeedia platvormidega tegeleda, aga noh, kes suudaks unustada meie väga piinlikku katsetust Snapchati kasutada ja noh, TikTok'i me pole üldse vist jõudnud. Ma olengi selle ära unustanud. Mis asja? Kas meil oli oma Snapchati konto või? Ei, minul oli Snapchati konto ja siis sa tegid ka ühe pildi sinna, kus sa panid omale sellise drag filtri peale, kus sul oli siukest ilus naise meik ja no hästi ilus on nagu võib-olla või noh, ma ei oskagi seda kommenteerida niimoodi, et ma kedagi ei solvaks, nii et ma parem ei hakka. Ei, solva. Ma ei mõtelnud sind ma võin solvata, ma ei taha võõraid inimesi solvata. Aga milliseid võõraid inimesi? Mida sa öelda tahtsid siis nüüd? Ei midagi. Tahtsid drag queenide kohta öelda midagi öelda? Väga seksikas pilt. Aitäh sulle! Mul on olnud lühike, aga väga edukas drag kunstniku karjäär, sest et ma olen Kas see oligi see Snapchati pilt või sa mõtled veel midagi? See oli juba süke, siis oli mu see karjäär oli läbi. See oli süke throwback, ütleme nii. Okay. Aga Viljandi Kultuuriakadeemia päevil ma osalesin ühes tantsulavastuses, kus mul oli eraldi stseen, kus lava oli täiesti pime ja siis tuli diskokera laest alla ja valgustäpid veiklesid blackboxis ja siis ma kõndisin sukkades ja kleidis ja siukse pikkade juustega parukaga. Mis värvi sukkad sul olid? Kingad. Mina ei tea, nahatooni, ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Igal juhul nagu, et ma olin väga
ma nägin välja väga kuum ja ma tulin tagumisest lavaservast, ilmusin varjust välja ja kõndisin sellisel kassisammul mikrofoni ette ja siis tegin lip-synci, see oli vist The Knife'i, või kas ma kujutan ette seda nüüd või? Ma mäletan, et ma tegelikult ei juhtunud mitte midagi sellest, sa lihtsalt oled loonud omale mälestuse, kuidas sa laulsid sukkades full drag'is kuskil mingit laulu, aga sa ei mäleta laulu. Sellest peab olema kuskil mingi videomaterjal, sest et see ei ole mu enda välja mõeldud praegu, et see toimus päriselt. Lihtsalt see asi, mida ma ei suuda praegu meenutada, on see, et kas see laul, mida ma seal lip-synkisin, oli The Knife'i Pass This On või oli see midagi muud, sest The Knife'il on ka väga lahe video palale Pass This On, kus sükses lambi väikelinna või mis iganes äärelinna sellises nagu mingis Keilas. Ei, nagu süke nagu maanteäärne, mingi keset Ühermaad, mingi bensiinijaama kõrval oleva sükse nagu õllepubi või õllebaari nagu sees toimub süke üritus, kus siis mingid jorsid istuvad oma lauakeste taga ja limpsivad õlut ja siis üks süke drag queen või dragi tegev isik läheb lavale ja laulab siis The Knife'i pala, see on üks mu lemmik muusikavideoid, kusjuures nagu väga, mulle meeldib see. Põnevalt, eks vaatama. Ja siis ühtlasi näiteks Cabaret Risoomis näiteks toimus kunagi see oli siuke luuleõhtute sari, Jürgen Rooste ja Jan Kaus ja Pirk Rohelend tegutsesid seal ja siis üheks selliseks ürituseks Pirk Rohelend kirjutas näidendi lausa, sellise luule näidendi ja seal ma olin siis ka, tegin dragi ja siis ma olin, mu nimi oli Chiquita the Bookslut. Chiquita the Bookslut. Ehk siis Chiquita raamatuhoor. ja see oli siis, kas see on tegelane, kelleks sa oled ka varem või hiljem siis peale seda uuesti kohastunud, see on see, kes ma alati olen, kui ma raamatuid loen, lihtsalt keegi ei tea seda, sest et ega ma ei filmi ega pildista ennast, kui ma raamatuid raamatuhoor Chiquita, see ma olen. See on huvitav, sa mainisid Jan Kausi, ma olen teine plaat, mis mul selle aasta lõpus, siis või eelmise aasta lõpus hästi kuidagi korda läks, oli Jan Helsingu või Helsingi, ma ei teagi, kuidas seda hääldada, Jan Helsingi album Käed, mille ma ka siis pärast 700 korda läbikuulamist tellisin omale CD peal ja tellisin ka nende T-särgi, mis mulle väga meeldib. Mul ainuke kurb hetk ongi see, et ma oleks eriti veel tahtnud seda vinüülplaadi peal, see oleks nagu hästi lahe olnud, aga seda vist ei ole kantud välja vinüülplaadi peal, nii et ma nägin et sa kuskile midagi postitasid selle kohta, selle albumi kohta. Aga et sa siis tellisid endale CD, jah? Mis tunne on CD-sid osta aastal 2022? Selline tunne, et see oleks võinud vinüül olla, aga muidu midagi hullu ei ole. Ma kogu aeg mõtlen selle peale, et mul on olnud nagu kodus selline muusikakeskus, kus ma saan, mõne aasta eest oli veel selline võimalus, et ma saan kuulata korraga nii vinüülplaate kui ka siis CD-plaate, aga seda mõlemat kogu nagu hoida kuskil kodus on hästi tüütu minu meelest lihtsalt, nagu see on liiga palju stuffi. Aga ideaalis, kui mul on ruumi ja viitsimus tegeleda, siis ma isegi hea meelega tänapäeval lisaks vinüülidele omaksin võimalust CD-plaatega kuulata, sellepärast et neid saab on hästi palju asju, mis on antud välja ainult CD-plaadi peal. Teoreetiliselt sa saad neid ka, eks ole, Spotify'st, aga mitte kõike, mitte näiteks palju Eesti muusikat. Kuigi just ma hiljuti avastasin, et E-Trevi album Sina ei on ka jõudnud Spotify'sse. Kõige kurvem selle avastuse juures oli see, et
see E-Trevi album anti välja ka vinüülplaadina ja ma ei teadnud seda, see anti välja eelmine aasta, ma ei ole suutnud kuskilt enam leida kedagi, kes seda müüa tahaks, nii et kui sul on üks E-Trevi Sina ei vinüülplaat üle, palun kirjuta mulle, sest see on hästi lahe album ja see on hästi oluline album mulle, aga sa ei rääkinud praegu minuga, vaid kuulajaga, jah? Kuulajaga, jah. Ei, mitte kui sina, kes sa meid kuulad. Millise kuulajaga, millisega neist? No, kummaga? Selle kuulajaga, kellel võib olla üks E-Trevi Sina ei plaat üle vinüülil, aga ühesõnaga, et on terve hulk albumeid, mida ei saa nagu muud moodi ja tegelikult mul on endal täitsa nagu arvestatav CD-plaatide kogu, kus on ka asju, mida enamus sellest ma olen nagu arvutisse ümber tõmmanud ja nad istuvad mul kuskil serveris, aga sealt on neid palju tüütum kuulata kui see, kui ma tõesti istun näiteks kodus, tahan muusikat peale panna, et siis ma saaksin nagu läbi lapatama CD-dest ja valida sealt näiteks Chalice'i teise plaadi süsteem ja panna see mängima ja see oleks nagu siuke mõnus kogemus. Mul on, sa käisid hiljuti minu Haapsalu või meie Haapsalu kodus ja ma ei tea, kas sa märkasid, et mul on seal eraldi CD-de riiul ja vinüülide riiul ja raamatute riiul. Ma ei märganud CD-playerit, ma märkasin CD-sid. CD-player on peidus kuskil. Jah, CD-player on kuskil sahtlis mul, sest et mul ei ole sellist korralikku audiofiili suurt CD-dekki, vaid mul on väga harilik selline Sony CD-player, kaasaskantav CD-player, millele ma panen voolujuhtme taha ja ühendan selle oma kõlaritega ja nii ma kuulan oma CD-sid vahetevahel. Aga ma tahtsin öelda seda, et mul sealt CD-riiulis on olemas üks E-Trevi CD, see oli vist see, kuhu on kadunud Joie de Vivre. Ja ma mäletan, et selle ostmiseks oli vaja võtta ühendust otse E-Trevi frontmani Neeme Lopiga ja siis tuli saada temaga kokku. Ma vist sain temaga kuskil uue maailma mingil tänavanurgal, sain siis kokku temaga ja siis ta kõik kõlab hästi loogiliselt. Poetas mulle selle albumi pihku. Ja nii see äri käis. Nii et võib-olla vinüüli saamiseks on sul ka vaja võtta ühendust Neeme Lopiga. No see hirm on sellest, et nad kõik maha müüdud juba. No aga võib-olla neil on varuks alati, või no mitte alati, aga sageli juhtub nii, et autoritel endil tegelikult ikka kuskile kapinurka või kapi peale jäävad mõned varukoopiad tolmu koguma, mis on pandud sinna selleks, et kunagi võib-olla kellelegi kinkida või mis iganes. Nii et võta julgus rindu ja võta ühendust. Võib-olla tõesti. Millest see jutt algas või miks me siia jõudsime? Mis ma tahtsin öelda selle Haapsalus käimise kohta. Ma märkasin ka sinu vinüüliriiulit ja kuulasin mõnda sinu vinüüle, luban sulle väga delikaatselt, ettevaatlikult neid käsitledes ja hoides. Ja see oli täpselt jälle selline hetk, kus ma seal neid plaate nagu sirvides avastasin jällegi ühe plaadi, mida ma pole väga ammu kuulanud, aga mis mulle väga, väga meeldib ja oli jälle tore taasavastamine, see oli Sampha Process. Ja see on ka üks plaat, mis mul endal vinüülikogus on olemas ja ilmselt ma jõuaks selleni palju tihedamini, kui ma saaksin oma plaate lapata. No võt, selle ma ostsingi ju tookord tänu sulle, sest et sina olid selle kõigepealt hankinud ja siis ma hakkasin seda uurima ja hakkas väga meeldima. Ja ma arvan, et see on üks enim mängitud vinüüle mu Haapsalu kodus. See on selline album, millest ma lihtsalt ei tüdine ära. Ma ei kuule seda väga tihti, aga kui ma olen Haapsalus, siis on väga tõenäoline, et mingil hetkel see plaat peale läheb. Ja see ongi see lahe asi, see on täpselt see, mida sa rääkisid, et see lappamise võlu. See annab võimaluse taasavastada vanu lemmikuid viisil, mis on väga mitte välistatud, aga keeruliseks tehtud sellises digikeskkonnas nagu Spotify, ütleme näiteks. Või ma ei ole Apple Music'ut kasutanud väga, aga sa pead seda oskama otsida seal ja see eeldab seda, et see nagu äratundmise hetk tuleb kuskilt mujalt. Ja. Ma pean kindlasti omale ostma nüüd selle Kid Amnesia
vinüülplaadi ka, sellepärast et ma olen seda uut väljalaset nüüd nii palju kuulanud, et ma tunnen, et see vajaks sellist füüsilist säilitamist kuskil mu kogus. No mina toetan seda otsust igati. Nagu ma eelmises või üle-eelmises saates rääkisin, siis ma tellisin endale kogu paketi, ma tellisin siin raamatud ja selle topelt vinüüli asja, mis on nii paks, et see ei mahu mul sinna vinüüli hoidjasse, mis mul siia koju, mille jõuluvana tõi. Et ma ei tea, kus ma seda hoidma hakkan. Haapsalus ma tean, see mahuks kuskile vahesse ikka ära, aga igal juhul, et ma läksin täispangale ja kui sa tahad ka järgneda mulle, siis ma ootan sind avasüli, võtan sind vastu seal Kid Amnesia muuseumis, kus me nüüd sinuga elame. Ja kus ka kõik teie saate elada, kallid kuulajad, kui te kasutate Epic Story või kui teil on PlayStation, siis otsige üles Kid Amnesia Exhibition. Nägin, et ka Ivo soovitas seda nüüd, kuigi eelmine kord, kui ta sellest rääkis, ütles ta, et see oli liiga kõhe. See ongi kõhe. Ma saan aru, et see on lahe. Aga enam ei ole liiga kõhe, ma saan aru. Ei no, ta on lahe ka. Selles suhtes ta on nagu nii kõhe kui lahe. Kahe. Kas kui asi on lahe ja kõhe korraga, siis see kas see on siis lõhe? Jah, mingi lõhe tekib minu sees sellistes olukordades küll. Et nagu tahaks, aga ei julge. Kuule, aga Radioheadist rääkides, kas sa oled teadlik, et Tom York ja Johnny tegid koos ühe kolmanda mehega, kelle nimi mul peas ei ole, aga kes on ansambli The Sons of Kemet vist või oli selle bändi nimi, trummar, et nad tegid koos sellise uue bändi, mille nimi on The Smile. Ei tea, kas ei ole oled sellest teadlik? No võt, et nii see on, et inimestele, kes on armastanud Radioheadi, tuli siis selline tore uudis, vist juba eelmisel aastal millalgi hakkas see uudis ringlema, aga tore asi, mis aasta 2022 alguses juhtus, oli see, et The Smile andis välja oma esimese singli ja Tom Skinner on siis see trummar, kellega nad koos töötavad. Ma loen praegu seda kirjeldust, mis selle bändi kohta kirjutatakse ja ma vaatan, et siin on elemente postpunkist, protopunkist, math rockist, erinevad nii-öelda taktimõõdud ja asjad, siis mõtlen, et see kõik kõlab veits nagu Radiohead, et kas nad erinevad oluliselt Radioheadist? No see singel, mille nad välja andsid, oli küll jah pungilikum ja toorem rock, kui Radiohead viimase, ma ei tea, 15 aasta jooksul on olnud. See on muidugi väga hea märk, sellepärast, et mul on alati ka, hoolimata sellest, et mul on väga meeldinud ka Radioheadi sellised, ma ei tea siis, kuidas seda väljendada, kas pehmemad või siuksemad nagu luulelisemad või sellisemad nagu hõljuvamad lood, siis mulle väga on meeldinud ka nende selle karmim pool, nagu näiteks The National Anthem või muud sellised nagu veits rajumad lood, nii et see on nagu hea märk, see kõlab ilgelt hästi. No, see nende esimene release, You Will Never Work in Television Again, on väga hea lugu ja sellise hoo ja jõuga, mida pole ammu kuulnud ei Greenwoodi ega Tom Yorki repertuaarist. Tom Skinnerist ma varem teadlik ei olnud, võib-olla tema on alati olnud selline energilisem ja hoogsama minekuga muusik, aga igal juhul 3 peale kokku on nad teinud mingi väga mõnusa asja ja nende selle albumi, nad tegidki albumi reaalselt. Ja Tom York mingis intervjuus või oli see Johnny Greenwood, ma ei mäleta enam, kumb neist ütles, et see oligi selline pandeemia projekt, et nad olid kükitanud oma kodudes ja selleks, et mitte ära vajuda täitsa, nad siis panid kokku siukse kolmiku ja lihtsalt tegid muusikat
ja selle tulemusel ongi nüüd valminud album, mille nad õige pea välja annavad. Selle albumi produtsent on Nigel Godrich, kes on põhimõtteliselt Radioheadi selline satelliitliige olnud pikalt. Peaaegu kõik need albumid minu meelest on Godrichi produtseeritud, nii et selles mõttes pole ka imestada, et see sound on üsna selges suguluses Radioheadi muu loominguga. Aga siiski mingisugune nagu pungilik süke ägedus on seal olemas, mis on natuke nagu teistsugune või vähemasti värske. Soovitan kuulata You Will Never Work in Television Again, The Smile. Üks asi, mis siin vahepeal juhtus. Mida? Ma võtan selle kindlasti ette. Jaa, võta kindlasti. Ja ma soovitan sul veel, ühe soovituse teen veel, et inimestele, kes tahavad tutvuda nende repertuaariga, neil kõigil on siis võimalus seda teha tänasest salvestusest 2 nädala pärast. Me salvestame praegu 15. jaanuaril. Neil on siis kavas jaanuari lõpus 29. jaanuaril ja 30. jaanuaril anda 3 kontserti Londonis. Ja need 3 kontserti toimuvad 15 tunni jooksul. Nii et nad ise ka annavad endale aru, et see on natuke ogar plaan, ogar otsus. Aga nad tahtsid seda teha, Greenwood kirjutas newsletteris, miks nad seda teevad, et nad tahtsid anda erinevates ajavööndites elavatele fännidele võimaluse kogeda live-üritust. Ja sellepärast nad siis 29. jaanuaril, mis on laupäevane päev, esinevad Inglismaa Greenwich Mean Time'i järgi kell 8 õhtul, siis järgmine kontsert toimub mõni tund hiljem kell 1 öösel, siis on kuupäev vahetunud, siis on 30. jaanuar käes ja viimane 3. kontsert toimub kell 11 hommikul siis. Nii et 10 tundi pärast selle keskmise kontserdi algust. Nii et ega nad ilmselt väga värsked ja puhanud seal 3. kontserdil enam ei ole, aga just sellepärast ma tahtsin väga minna sinna 3. kontserdile ja panin ennast kirja sinna mis iganes erinevatesse nimekirjadesse, et saada kiireid teavitusi ja pääseda eelisjärjekorda pileti ostjana, aga ikkagi magasin maha selle momendi, kui oleks pidanud ostma pileti, sest et pühkisin tütrel putru suunurgast parasjagu salvretikuga ja tegin muid selliseid olulisi asju, mis tõttu ma ka ei põe, sest et sellepärast ei tasugi lapsi saada. Sul läheb nüüd kontserdile minemata. Või siis seda võib vaadata nagu lastevastase propagandana praegu jah, mida ma siin viljelen, aga ma käsi südamele pannes, kõiki käsi, mis mul on südamele pannes, võin öelda, et see nii ei ole, vaid tõepoolest ma mõtlesin seda hoopis vastupidiselt, et kokkuvõttes pudru pühkimine mu kalli beebi suunurgast on olulisem mulle kui The Smile'i kontsert Londonis kell 11 hommikul, kui nad kõik on kapsad. Et no ma olengi väga siiras inimene, ma olen üks siiramaid inimesi, keda ma tean. See on nii armas asi, mida öelda enda kohta. Aga ma usun sind, ma tean, et sa oled siiras. Sa oled alati olnud siiras. Aitäh sulle. Pika jutu lõpetuseks. Nii. Ma tahan öelda seda, et kui ka teie armsad kuulajad pühkisite parasjagu putru kellegi suunurgast, samal ajal kui The Smile'i piletid läksid müüki ja ma ei tea, 2 minutiga kõik välja müüdi, siis ärge kurvastage, see ongi mõeldud sellise üritusena, mida kantakse laivis üle internetis. Nii et kas kõik 3 kontserti või see 3 ainult? Kõik 3, sest et see oligi see point, mida Johnny Greenwood selgeks tegi fännidele oma newsletteris, et põhjus, miks nad annavad 3 kontserti järjest, seisneb selles, et erinevates ajavööndites elavad fännid saaksid kõik laivis vaadata The Smile'i esimest kontserti.
mul on siuke tunne, et see tulemus on muidugi see, et kõik need fännid erinevad 100 tsoonides on lihtsalt konstantselt töö läbi üleval, et kõik 3 kontserti ära vaadata. ma isegi kaalusin seda. Ainus piirang seal on see, et nendele live-ülekannetele müüakse pileteid. Nii et võib-olla kõik fännid ei taha osta endale 3 piletit. Okay. Aga samas, kui nad on hardcore fännid, siis nad kindlasti ostavad endale 3 piletit. Nii et minu plaan on osta endale pilet ja vaadata siis üle veebi ühte nendest 3 laivist. Ja ma soovitan ka kuulajatel seda teha. Ma panen lingi saate märkmetesse, kui kellelgi on huvi selle asja vastu, siis saate märkmetes leiate lingi, kust kaudu on võimalik endale osta live-ülekandele pilet või siis võite lihtsalt guugeldada seda kõike ja leida üles kõik vajalik. Ma vaatan, et mul on võimalus seda siis laupäeva õhtul vaadata, kas kell 10 Eesti aja järgi või siis pühapäeva varahommikul kell 3 või siis pühapäeval kell 1. Kas kell 3 öösel on sinu jaoks varahommik või? Jah, basically. Ja see maksab $17 selle vaatamine. No võt. Ja ma saan siia juurde lisada ka särgi, mille peale on kirjutatud You will never work in television again. Jaa. Kunagi oli olemas siuke bänd minu meelest nagu The Smile, varem ka. Kusjuures Spotify's, kui ma püüdsin leida The Smile'i, siis kõigepealt viskas mulle ette mingisuguse Brightoniga seotud ansambli The Smile, vähemalt nende profiilipildil on mingi Brightoniga seotud element ja siin on kirjutatud Brighton reaalselt, nii et... see oli Queenie, enne Queenie, need Brian May ja Roger Taylor olid bändis nimega Smile, sellepärast mul... õigus, jah. Sellepärast mul see oligi meeles. Okei. No võt. Nii et selles mõttes see on nagu kummaline nimevalik tegelikult, arvestades, et on vähemalt 2 The Smile'i nimelist grupeeringut veel olnud. Et ei tea, miks nad selle juurde jäid. Ei ole kõige ägedam bändi nimi, mida ma eluses kuulnud olen, kui ma aus olen, aga see muusika on väga hea. No, Tom York ju on teatavasti väga selline rõõmsameelne, optimistlik ja naeratav inimene, nii et... No ta on põhirõõmupall, ütleme nii. Põhioptimist. Ja ta on nagu teletupsudes see päike, mis tõuseb ja loojub ja kilkab seal juures rõõmsalt. No nii, kontserdi promo tehtud. Kas liigume edasi järgmisesse rubriiki? Lähme järgmisesse rubriiki, ma ikka ei oska rääkida. Me oleme seda saadet nüüd juba salvestanud mingisugune tund aega, ma ikka ei oska rääkida. Ma ei saa aru. Loojangu-raadio uues rubriigis ma tahaksin puudutada ühte dokumentaalsarja. Kas sul on sellele rubriigile nimi ka? Selle rubriigi nimi on dokumentaalsarjast lähemalt. Väga, väga hea nimi. Jaa, see on selline teemakohane. It does what it says on the tin. Ja see on kõige olulisem. Jaa. Et, aga enne kui ma räägin sellest, siis kiire soovitus veel, et minu 2022 esimeste nädalate lemmikalbum on The Weekndi Dawn FM. Pole seda veel ja ma pean ütlema, et kõik inimesed, kes leinavad Daft Punki surma, ärge muretsege, sest et The Weeknd hoolitseb teie eest väga hästi. Hästi hea album. Siin on Tyler, The Creatoriga lugu. Jaa. See on lühike siuke momendikene, aga see on tore hetk ikkagi. Ma ütleks, et täiesti meisterlik pop-album. Iga lugu seal albumil on singli tugevusega ja täiesti omaette eraldi, kuidas öelda, nagu Loojangu-raadio
hakkab tänaseks lõpetama mul on tunne, et juba loojubki. Ühesõnaga ja iga lugu on bänger ja hästi mõnus 80ndate laine käib sellest albumist üle. Ma saan aru, et 80ndad on kipuvad ikka ju niimoodi tulema aeg-ajalt, et nüüd on 80ndad siis jälle uuesti tulnud ja The Weeknd ei ole ainus suur muusikatäht, kes selles soundscape'is praegu niimoodi seikleb. Näiteks John Mayeril tuli välja ka vist eelmise aasta lõpupoole süke 80ndate soundist nõretav rockalbum nimega Sob Rock vist oli, nagu itkumise kivi. Et ühesõnaga, et need meie põlvkonna muusikud vaikselt siin igatsevad tagasi 80ndatesse ja väljendavad seda oma uuemas loomingus, aga ja The Weekndi väga-väga mõnus süke nagu 80ndate pop, isegi disko elementidega album ja tugeva siukse Daft Punki garneeringuga. Ühesõnaga super mõnus ja rikkalik teos, mida soovitan kõigile, kes tahavad enda tuju üleval hoida ja mõelda armastusest ja selle kaotamisest ja võib-olla taasleidmisest ja üleüldse imetleda seda, kuhu The Weeknd muusikuna on jõudnud. Ma arvan, et see on imetlusväärne. Aga nüüd siis sellest Ma korra kommenteerin enne, kui me veel selle rubriigi nime teema juurde läheme, et mul on ka nagu Weeknd on selles suhtes huvitav artist, et tal on nagu siukseid lugusid, mis on täiesti lihtsalt nagu ülimeisterlikud poplood ja need ongi nagu super head, aga ma ei ole kunagi temaga nagu sellisel viisil klikkinud, et ma tahaks tema tervet albumit kuulata, et nüüd ma vaatan, äkki see on siis see, sest vahel lihtsalt läheb nagu artistide asjadega aega. Ma pean tunnistama, et kui ma viimane kord rääkisime sellest An Evening with Silk Sonic plaadist, mida meile kuulaja aasta lõpus soovitas, siis ta ei olnud, seal olid nagu hea singel või head singlid ja ma olin neid natukene kuulanud ja täitsa oli meeldinud, siis ta ei olnud mul niimoodi ära klikkinud, kui näiteks täna, kus ma olen ka seda plaati 77 korda kuulanud juba vahepeal. Jaa, absoluutselt. Mõned albumid lihtsalt vajavad oma aega, peavad ootama oma aega ja minu jaoks ka on The Weeknd olnud algusest peale selline artist, kelle puhul ma olen tahtnud, et ta mulle meeldiks, aga ei ole klikkinud lihtsalt. Ja ma olen aru saanud, et seal on midagi, mis on nii ligilähedal juba sellele, mis täielikult võiks mulle meeldida, aga alati on seal ka midagi, mis mind kuidagi on eemale tõuganud temast ja ma pean ütlema, et Dawn FM on ka minu puhul esimene kord, kui ma olen tahtnud tervet Weekndi albumit kuulata ja olen tahtnud selle juurde muud kui tagasi minna. Siis see on lihtsalt nii tujutõstev ja nii hästi kõlav pop-album. Praegu on mul muidugi see hiljutisuse kallutatus, mis mu juttu tugevasti mõjutab ja ma ei tea tegelikult, kas ma aasta lõpus ka veel sellest albumist niimoodi nagu kiidulaulu laulan, aga tunne on küll selline, et juba aasta alguses tuli ikkagi üks selle aasta kõvemaid albumeid kohe välja. Head popmuusika. Aga saab näha. Head popmuusika, sellepärast, et ma olen hästi suur Motowni disko ja vanakooli funky fänn ja siuke vanakooli funk ja soul ja siuke nagu ma ei oskagi, siuke sümfooniliselt kirjutatud popmuusika ja siuke vämpimisega täiendatud ja siuke head rütmid ja siuke tantsuline, et selline popmuusika mulle väga meeldib ja seda on üsna palju tekkinud siin viimasel ajal ja ma eeldan, et natukene sellist lähenemist kuuleb ka siis, kui sa siin juba Daft Punkile viitasid, siis natukene ilmselt ka Weekndi plaadil.
kuulaja, anna meile teada, kas sa leidsid sealt seda, mida sa praegu just kirjeldasid. Ma hea meelega kuulaksin sinu muljeid selle albumi kohta, sest mul on tunne, et see on selline album, mis võiks sulle ka meeldida. Aga eks näis. Kas nüüd lähme selle rubriigi juurde, mille pealkiri oli dokumentaalsarjast lähemalt? Läheme lähemale. Möödunud aastal lõi laineid teatud ringkondades selline dokumentaalfilmikeste sari nagu Can't Get You Out of My Head. Ja selle autoriks, režissööriks on Adam Curtis, kes on paljudele juba ammu tuntud selline dokumentalist. Ja eelmisel aastal ta siis kinkis maailmale sellise, kas see oli 6-osaline vist, siukse 6-osalise dokfilmide sarja siis, mis võtab kokku selle, et kuidas me jõudsime tänasesse hetke, arvestades maailmas valitsevaid kriise, ütleme nii, poliitilisi, ökoloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi. Et see mastaap, mida see doksari katsub hallata, on meeletu. Ja mõnes mõttes kõlabki nagu liiga suur amps, mida ühe doksarjaga võtta, aga üllataval kombel Adam Curtis on leidnud mingisuguse võtme või raamistiku, mille abil on tegelikult võimalik väga huvitaval kombel liuelda läbi kümnendite, sest peamiselt käib jutt ikkagi 20. ja 21. sajandist, aga vahepeal minnakse ka kaugemale ajalukku. Et ta on leidnud mingisuguse sükse nipi, kuidas, ja seda nippi ta nimetab emotsionaalseks ajalooks. Ehk siis, et ta ütlebki, et see doksari on emotsionaalne ajalugu, emotional history, ja ta paneb kokku nagu sellise pildikeste rea, mis on ühtlasi kokku sobitatud väga kaasahaarava pop ja rock muusikaga ja toob meid siis niimoodi liueldes läbi ajaloo suursündmuste ja lõpuks jõuabki punkti, kus tekib selline tunne, et ma vist saan nüüd aru, miks asjad on nii, nagu nad praegu on, mis on täiesti hämmastav selline mustkunsti trikk iseenesest ja ma saan aru, et ka ajalooraamat on alati siiski üks versioon paljudest, mille abil saab maailma kirjeldada või sündmuste käiku analüüsida. Ajalugu ongi lugu, on ju, et seal ajaloolased on jutuvestjad, et kellelgi meist ei ole objektiivse tõe monopoli. Ja see on ka selge Adam Curtis Can't Get You Out of My Head dokumentaalsarja vaadates, et olgugi, et see kõik on äärmiselt veenev ja kaasahaarav ja hüpnootiline ja mida kõike veel, siis muidugi ma pean endale aeg-ajalt meenutama, et oota, aga see ei pruugi olla kogu tõde, aga see on tohutult veenev, mismoodi ta hakkab tulema kuskilt kultuurirevolutsioonidest, hakkab tulema, ma ei tea, Prantsuse revolutsioonist, hakkab tulema Hiina kommunistlikust revolutsioonist, Nõukogude Liidu kommunistlikust revolutsioonist 20. sajandi algusest ja kuidas ta jõuab lõpuks välja siis tänase hetkeni, kus maailma valitsevad IT-korporatsioonid, mida iganes, ühesõnaga, et see kõik on šokeerivalt
šokeerivalt loogiline ja nagu ehmatavalt usutav. Iga osa on umbes tunni pikkune, viimane osa oli 2 tunni pikkune, nii et see kõik kokku ongi umbes, mis see teeb siis kokku? Matemaatika. No 7 tundi. Umbes 7 tundi. 7-8 tundi tuli see kõik kokku lõpuks. Nii et me vaatasime niimoodi jao kaupa seda kõike, ja iga osa lõpus oli selline tunne, et ma ei tea, kas ma julgen siin maailmas edasi elada tegelikult. Aga lõppkokkuvõttes ma ütleks, et nagu super väärtuslik selline ajalooline dokument. Ja tõesti, mitte ainult ei näidata seal mingeid ajaloolisi kaadreid paraadidest ja millest kõigest, vaid reaalselt see on nii lahe, kuidas ta sobitab kokku ja tõmbab selliseid seoseid mingite selliste asjade vahel nagu umbes, ma ei tea, Tupaci hologramm Coachellal ja Black Pantherite liikumine nagu mõned kümnendid varem ja nii edasi ja saad aru, et seal on nagu mingid sellised seosed tekivad seal, mis on täiesti, ja ta räägib sellest, kuidas vandenõuteooriad tekkisid, kuidas näiteks Illuminaatide vandenõuteooria, kuidas selle mõtlesid välja 2 jorssi ja avaldasid selle Playboy ajakirjas esmakordselt selleks, et näidata, kui absurdsed on vandenõuteooriad või kui et kui jaburaid asju inimesed on nõus uskuma ja see hakkas niimoodi lumepallina veerema, et sealt peale tekkiski maailma Illuminaatide ülemvõimu vandenõuteooria, ehk siis esialgu nagu naljana või siukse hoiatava näitena loodud väike väljamõeldud lugu muutuski päris vandenõuteooriaks. Et need vennad, kes selle asja kirjutasid, on seal saatesarjas ilusti esindatud ja nii edasi. Enamus vandenõuteooriad ongi ju suhteliselt nagu trollimine, vähemalt alguses. Aga ma hakkasin nagu guugeldama siin kohe nagu hullult kiiresti, sellepärast, et ma ei olnud mitte midagi sellest kuulnud, see kõlas väga põnevalt. Ma nagu ei olnud isegi teadlik, et selline dokumentaalsari, millest me siin nüüd lähemalt räägime, selles dokumentaalsarjast lähemalt rubriigis üldse olemas on. Ma saan aru, et see on BBC oma, nii et nüüd, kui ma tunnen, et ma väga tahan seda näha ja tean, et BBC-d Eestist ei näe ja ma ühesõnaga pean kuskil... Ei, sa ei pea ootama, et see DVD kuskilt autokastist maha kukuks. Kõik need osad on YouTube'is olemas ka. No super. Sama kvaliteediga kusjuures nagu BBC äpis. Siis on kõik hästi. Täiesti vabalt kätte saada. Siis sa saad ka meie saate kuulajatele selle lingi panna. Ma panen. Jah, see oligi minu soovitus. Nii et soovitan soojalt. Ja ma pean rõhutama, et seal nagu, mis peamiselt võlub, seal ongi see autori hääl või ühesõnaga Adam Curtis ise on ka selle docs-sarja jutustaja ja tal on väga hea hääl, jutustaja hääl, aga ma mõtlen ka autori häält sellises nagu käekirja mõttes või stiilitunnetuse mõttes, et see on selline ajaloo kokkuvõte, mis on tulnud selgelt sellise ütleme poeetilise tunnetusega inimese sulest ja tänu sellele on seal väga-väga lahedaid valikuid tehtud montaaži koha pealt ja muusikavaliku koha pealt ja mis minuga juhtus pärast selle doc-sarja vaatamist oli see, et ma kohe otsisin Spotify'st üles selle doc-sarja playlisti ja hakkasin sealt läbi kuulama mingisuguseid palasid, mis mulle sealt rohkem meelde jäid ja et nagu väga hea soundtrackiga, väga kihvtilt kokku pandud selline peen ja teravmeelne ja intelligentne teos. Soovitan soojalt. No võt, mul ongi täpselt siuke tunne, et tahaks sellest nüüd lähemalt sinuga kohe rääkida, aga ma pean selle ilmselt enne
ära vaatama, et ma oskaks selle kohta midagi öelda. Ma üldiselt olen ma natuke kardan selliseid dokumentaalfilme või üldse ma olen viimastel aastatel dokumentaalfilme veits nagu kartma hakanud. BBC omad üldiselt on väga kvaliteetsed muidugi. Ja mingid teemad on veits nagu seifimad ka, et kui ma vaatan David Attenborough filmi loodusest, siis üldiselt ma nagu väga ei karda, et seal on mingisugust sellist kellegi poliitilist vaadet nagu narratiivina hullult tugevalt sisse push itud, mis võiks olla nagu selline vähem tõde ja rohkem lugu, aga muidugi on terve hulk selliseid spiracy lõpuga pealkirju dokumentaalfilmidel ja tegelikult ikkagi, kui ma näiteks Netflixi dokumentaalfilmide ja sarjade nimekirja vaatan, siis seal on ikka hästi palju, ongi vandenõuteooriaid, jura, täielikku, asju, mis rohkem tapab ajurakke, kui neid juurde toob, nii et üldiselt ma olen väga ettevaatlik, aga kuna see on BBC, siis ta annab mulle natukene rohkem nagu usaldust ja lootust selles osas, et ehk see siis nii hull ei ole, aga ma mõtlen tegelikult, ma üldiselt ikkagi paneks inimestele südamele, et kui te vaatate dokumentaalfilme, just because it's on TV doesn't make it true, vaata, et need üldiselt ikkagi oleneb režissöörist, võetakse ikka tihti väga liberaalne käsitlus sellele, et mida tahetakse edasi anda. Jaa, see, mida Adam Curtis teeb ja mis mind võlub tema juures või tema käsitlusviisi juures, on see, et ta ütleb, et esiteks see on emotsionaalne ajalugu, ehk siis tal on mingisugune oma loogika või seal on mingi oma psühholoogia on kogu selle käsitluse taga, mis rullub lahti nende osade kaupa ja mis tal õnnestub teha, on see, et ta toob ajaloo ja suured ajaloolised protsessid ja suured, ma ei tea, sotsiopoliitilised arengud ja taandarengud toob nagu või üksikisiku tasandile peaaegu kohati. Ja see on mingi selline võte, mida väga õnnestunult kasutas ka selline kirjanik nagu Nicholson Baker oma raamatus Human Smoke, mis räägib teise maailmasõja tulekust, et kuidas tekkisid eeltingimused selleks, et see kogu see õudus võiks üldse hakata toimuma. Ja see on nii lahe, kuidas Nicholson Baker liigub niimoodi lühikeste selliste lõikude kaupa, lühikeste selliste vinjettide või pildikeste kaupa samm-sammult lähemale siis sellisele globaalsele maailma lõpu sarnasele katastroofile. Ehk siis ta nagu kirjeldab näiteks mingit momenti kuskil kinos, kus juhtumisi on publiku seas ka kirjanik Stefan Zweig ja näidatakse ekraanil mingit propagandafilmi ja siis publik reageerib sellele kuidagi kõhedust tekitavalt vaimustunult ja siis Stefan Zweig lahkub kinost mingi imeliku tundega. Ja sul ongi antud siuke nagu poole leheküljeline siuke lihtsalt pildike sellest, kuidas keegi käis kinos ja tal hakkas imelik näiteks. Et niimoodi selliste pisikeste legoklotside kaupa pannakse su silme ees kokku selline suur mudel, millest välja, kui sa astud sellest eemale ja näed seda tervikuna, siis sa hakkad järsku aru saama, et appi see kõik ju pidigi viima selleni, mis juhtus. Või siis kuidas keegi läheb Hitlerile külla tema mingisse uude kabinetti, mis ta on saanud kuskil, tal on õnnestunud saada, sest et ta on nagu hakanud asju ajama noore sükse aktivistina või sükse algaja poliitikuna, ja siis kuidas, mis juttu ta seal räägib ja nii edasi, et süksed pisikesed pildikesed nagu nagu TikToki videod. Väga huvitav. et see on nagu, ja ongi, et mis on nagu eraldiseisvana on nagu süksed mõnes mõttes ei kätke endas veel kogu seda katastroofi, aga igaüks neist on nagu tilgake mingisugusesse orgu, mis lõpuks
täitub veega ja muutub mingiks ülisuureks järveks või lausa ookeaniks, on ju. Et see Can't Get You Out of My Head on selles mõttes nagu sarnases vaimus loodud ja jutustatud ajalugu ja ma julgustaksin sind seda vaatama, et tõepoolest mul on hea meel, et see BBC pitser, kvaliteedipitser sind ka julgustab, sest et ta tõesti on BBC tasemel ja selle jutustaja hääl, sa mainisid Attenborough't, et ta hääl ja jutustamisviis meenutab mulle Attenborough't, siukse nagu väärika ja tasakaaluka, aga tugeva, terava ühiskondliku närviga inglise härrasmehe selline kõnemaneer on tal läbivalt. Ja kindlasti see ei ole midagi sellist, nagu sa kirjeldasid, et kuskil Netflixis või mis iganes voogedastusplatvormil aeg-ajalt satud mingite selliste sähvivate ja väga märulist pakatavate filmide peale, kus siis pealkirjas on esindatud ka sõna vandenõu või mis iganes, ja siis on niisugune nagu õudu ja õõva tekitav montaaž, kus nagu kiirelt zoomitakse sisse mingitesse rõvedatesse stseenidesse või mingitesse šokeerivatesse videoklippidesse ja siis keegi sellise häälega räägib, et kõik läks täiesti perse 2001 11. september, kaksiktornid langevad, vaata, mis iganes. Üldiselt minu nagu kogemus on olnud, et kui mingi dokumentaalfilm üritab tekitada sinus viha või tülgastust aktiivselt, siis üldiselt ma nagu olen ülikahtlane selle sisu osas. Et kui üritatakse neid ääretult nagu selliseid memifiable emotsioone või ütleme nii selliseid inimeste vahel lihtsalt ja nagu nii baas selliseid emotsioone ära kasutada, siis ma tunnen, et ilmselt see ei vääri minu aega, tavaliselt. On mul selline tunne. No et Can't Get You Out of My Head ei ole selline. ma kindlasti võtan selle ette ja uurin ja vaatan lähemalt, see tundub igati põnev ja ehk me saame siis järgmine kord kui ma jõuan selle vahepeal läbi vaadata, aga sellest lähemalt arutada. Jaa, see oleks äge. Et siis ma tean, kas ma tulen jube kriitilise pilguga või kiidan ka taevani või on seal vahepeal ehk ka mõni hall varjund. Eks see kõik on võimalik meie uues rubriigis dokumentaalsarjast lähemalt. Täpselt. Võib-olla viimase isu tekitajana ma loen ette lihtsalt nende osade pealkirjad, sest et juba need pealkirjad ainuüksi on minu meelest väga head. Seal on näiteks, ma ei loe kõiki, aga mõned lemmikud on Are we human or are we pigeon? Või siis Money changes everything. Või siis But maybe the people are stupid. Et kultuurisoovitus antud. Liigume edasi. Võtan ette. Ma loodan, et ka meie kuulajad. No nii. Kas me oleme valmis rääkima sapiselt sellest, mis kõik on väga maisine? Ma usun küll, et me peaksime oma lisasaate juurde minema nüüd. Ja jätma meie nii-öelda selle põhisaate, mille nimi mul on meelest nüüd läinud, mis ta oli... Loojangu raadio. Loojangu raadio tänaseks lõpetab ja edasi liigutakse sellisesse väärikasse formaati nagu väga maisine, mis on meie uus lisasaade ainult neile, kes on võtnud vaevaks meid või miks vaevaks võtnud rõõmuks meid Patreonis toetada ja püüame neile siis anda ka selle nädala maisi ja ehk ka järgmise nädala maisi, et maisi oleks ja jääks ja tuleks veel. Just nimelt. Kohtume patreon.com/popkulturistid leheküljel saatesarjas Väga maisine või siis kohtume järgmises Loojangu raadio saates.
ilusat loojangut teile, kallis kuulaja!